Lugupeetud minister, et teie juttu kuulates jääb mulje, et paremat valitsejat kui teie ei ole Eestis ega Euroopas olemaski. Ja siin ühele küsimusele vastates te ütlesite, et maksusid referendumile ei panda, ja seal tuli teie kõnest või vastusest ka välja, et kui Kaja Kallas ütles, et maksud ei tõuse, et lugege muultelt, ja sellepärast ta ei saanudki valimiste ajal sellest maksutõust rääkida, kuna valijad ei oleks teda valinud. Ja teie kiitsite takka, et see ongi nagu referendum, et kui valimistel räägitakse maksudest, et siis seda ei tohiks toimuda. Ma küsin, et millal siis teie arvates peaks olema maksudebatt riigi rahanduse parandamiseks ja rahva heaolu tõstmiseks? Aitäh! Aitäh, mis osa siis teie väidetes ma peaks kommenteerima, et mina Kaja Kallas ei ole? Lugupeetud umbusaldatav, et suht raske on debateerida, kui sõltumata sellest, mida teile öeldakse, te ütlete kohe vastu, et ärge omistage mulle seda öeldud, mida on stenogrammis kirjas. Et sõltumata sellest, mida me ka teada tahame, te alati nagu pareerite sellega, et me omistame teile mingid sõnad juurde. Mina ei omistanud teile midagi, ma küsin teilt, et millal siis peaks toimuma maksudebatt Eesti riigi rahanduse parandamiseks ja Eesti inimeste heaolu tõstmiseks. Sellele te jätsite vastamata, vaid te panite vastuseks mulle, et mina omistan teile Kaja Kallas sõnu, mida te olete pidanud ebaõnnestunuks. Ma küsin siis veel kord, millal siis peaks toimuma maksudebatt, kui mitte valimiste ajal? Aitäh! Isegi praegu te olite ebatäpne, et sõnade omistamisest ma olen rääkinud, aga ma ütlesin ka seda, et ma ei ole Kaja Kallas. Et selles kontekstis, et ma olen erinevates kohtades öelnud erinevaid asju, ja seda kõike kokku pange.